Aitäh! Mul on küsimus seoses selle umbusaldushääletusega, mis eile toimus. Ja sellel umbusaldushääletusel siis 44 saadikut leidis, et Mart Helmet nad ei usalda ja 42 siis usaldab Mart Helmet. Ehk siis enamus Riigikogu saadikutest, kes osales hääletusel, ei usalda seda ministrit. Tegemist on teie koalitsioonipartneri esimehega, tegemist on ka inimesega, kes on nii-öelda asepeaminister või iseennast niimoodi tituleerib, teie asendaja, kui teie olete ära. Ma küsin, millal te teete juhtimisotsuse, et vabastada ametist minister, kellel ei ole Riigikogu usaldust? Aitäh! Aitäh teile selle tituleerimise osas. Mina ei tea, et Eestis oleks kunagi olnud tegelikult asepeaministreid, vähemalt iseseisvune taastanud Eestis. Aga see, et on olnud kord, kuidas peaministrit asendada, see on olnud alati. Ja tavaliselt on olnud selline, et koalitsiooni erakondadest, ütleme suuruselt teise erakonna, siis kas esimees või kui esimeest ei ole valitsuses, siis valitsusdelegatsiooni juht täidab seda kohustust. See, kuidas tema ennast tituleerib, no ma arvan, et hetkel opositsioon teda rohkem tituleerib asepeaministri positsiooni ja ma ka mõistan seda teie tituleerimise tagapõhja. Nüüd küsimus selles, et Riigikogus eilsel umbusaldushääletusel oli neid toetajaid rohkem, kes ütles, et umbusaldada, kui neid, kes ütlesid, et usaldada. Et see on, ma arvan, selline, mitte juriidiliselt on see selles mõttes hea põhjendus, et öelda, et näete, et Riigikogu enamus ei usalda seda ministrit, aga me peame lähtuma ikkagi seadusest ja seadusepügalast ja Riigikogu ütleb ministrile, et ta ei usalda teda, kui siin Riigikogus on 51 häält vähemalt. Eilsel umbusaldushääletusel 51 häält ei olnud, mis tähendab seda, et umbusaldushääletus Mart Helme vastu ja osas kukkus läbi. Aitäh!